Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere tennisesõbrad ja tere unetud ööd! Esmaspäeval 26. augustil algab tenniseaasta viimane Suure Slami turniir, USA lahtised meistrivõistlused kaugel New Yorgis. Ja taaskord on põhjust kaasa elada kahele meie tipule, Anett Kontaveidile ja Kaia Kanepile. Matchpalli podcasti tänane osa peaasjalikult US Openile keskendubki. Mina olen endiselt Gunnar Leheste, ei ole minu kõrval täna kaassaatejuhti Riho Kallust, kellele on ka lubatud vahepeal välismaal puhkamas käia. Küll aga on stuudios kaks oma alla vaieldamatut eksperti. Kuid enne kui ma külalised sisse juhatan, on mul telefoniühendus mitte veel päris New Yorgiga, aga Tallinna lennujaamaga, kus ootab oma väljalendu Ameerika poole Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint. Tere Allar, kuuled sa mind? No tere, jaa, kuulen. Räägi, kauaks oled minemas New Yorki ja kes sinu saateskonda veel kuuluvad? Mina olen minemas orienteeruvalt nädalaks, ehk siis turniiri esimese nädala. Ja minu teada on seal üsna mitmeid tennise fänne koha peal juba ka, nii et ma olen see seltskond saab olema seal üsna suur. Tenniseliidust oled sa üksinda minemas? Ka president on minemas ja on kohapeal olemas ja asepresident Peeter Roose. No räägi, loost tõi meile vastasteks Kontaveidile Sara Sorribes-Tormo ja Kanepile Tatjana Maria. Kuidas sa hindad? Vedas meil loosiga? Ütleme nii, et oleks nüüd kindlasti hullemini minna. Aga ega siin midagi ka ju väga lihtsalt kindlasti ei ole, et Aneti vastan on siin küll väiksemaid turniire, ühel oli finaalis Vancouveris ja natuke väiksema veel võitis, et ehk on päris palju sellist võidumaitset või võidulainel olnud. Ja mis, eks ta on enesekindel ja tahab kindlasti top 30 mängija peanahka. Et eks Anett on kindlasti favoriit, kuid ma arvan, et võitma või mängima peab ta kindlasti oma parimat tennist. Ja mis puudutab Kaia vastas tegelikult ju suhteliselt sarnase edetabeli kohaga. Kindlasti jällegi Kaia oma tulemuste mõttes väike favoriit, kuid jällegi Kaia vähe mänge alla saanud, et ei tea, kuidas ta ka iseennast tunneb just väljaku peal ja tennise mõttes. Vastane vist ka viimane mäng, ma vaatasin, siis ta andis loobumisvõidu. Et ei tea, mis konditsioonis ka tema on. Et, nagu ma ütlesin, et alustasin, et oleks nüüd hullemini minna, kuid kindlasti midagi lihtsalt ei tule. Jõudsid sa tabelit sellise pilguga ka vaadata, et mis sinu jaoks esimestel päevadel põnevamat oleks seal vaadata? Läsin üle küll, jah, et eks nagu naiste tabel üleüldse, et on suhteliselt selline, ikka võib öelda ja ma arvan, et ka tuleviku mõttes on suhteliselt avatud ja suhteliselt lahtine, et eks seal on loomulikult Williams ja Sharapova sellest üle ja ümber, et see on selline maasikas tordil kohe esimene ring. Raske öelda, mis sellest mängust või keskumb, et sealt võitjana välja tuleb, et ise arvan, et Williams on kerge favoriit ikkagi, kuid ja eriti veel mõelda selle peale, et kui vaatad omavaheliste mängude seis, siis see on ikkagi kõvasti Williamsi poole. Et tundub, et Serenale sobib mängida Sharapova vastu. Mitmes räägi edasi. Jaa, midagi konkreetsemat võib-olla ongi keeruline välja tuua, et eks need esimesed ringid on kindlasti tuleb seal üllatusi, et selles ma olen väga kiitel, et ei paigutatud mängijad, ei meeste ega ka naiste tabelis ei pääse sealt väga lihtsalt edasi, et keegi kindlasti komistab. Mitmes US Open see sulle endale olema saab? Ma arvan, et see on
6. järsku või? Anna võib-olla lugejale, kuulajale väike ülevaade, mille poolest siis US Openi õhkkond erineb teistest 3 lämmist. Olen kuulnud, et niisugune ühtlane burgeri lõhn käib üle selle väljaku, aga midagi veel? Ühtlane burgeri lõhn ja ühtlane sumin, et võib-olla võrreldes Wimbledoniga on selline kõige suurem kontrast, et kus siis peaväljakul Wimbledonis on haudvaikus ja US Openi peaväljakul Artur Ashe staadionil käib mulin ka siis, kui palju on mängus või sumin. Et see on kindlasti selline üks erinevus, et see melu, mis nii staadionil kui ka staadioni ümber käib, et see on kindlasti üks erilisemaid võrreldes teisi slämme. Ja loomulikult ameeriklane armastab küll sporti vaadata ja sporti käia vaatamas, et eks nad oskavad ka kaasa elada ja oskavad kindlasti enda omadele kaasa elada. Ja kuidagi jällegi ameeriklased oskavad ka oma kodus hästi mängida, et see on ka see rahva üleskütte, et see on kindlasti väärtus omaette. Lähed sa sinna ainult fännina või on sul seal ka mõni tööots teha? Jah, natukene on ka tööd teha, on kokku lepitud 2 kohtumist paari treeneriga ja natuke rääkida ka Eesti tennise tulevikust, aga enamjaolt ikkagi elan kaasa Eesti tüdrukutele. Kohvri andsid nüüd ära, kell 11 väljub lend, mis kaudu sa lähed ja millal sa kohal oled? Lähen Tallinnast Helsingisse ja sealt edasi New Yorki, et arvan selline 9 tunni pärast olen New Yorgis. Oled vaadanud ka, mis ilm seal on, mis sa kohvrisse kaasa pakkisid? Tavaliselt on seal ikkagi selline troopiliselt soe väikestega vihmapausidega võib-olla ja kui ma nüüd jälgisin, ma nüüd ei mäleta, kelle leht see oli, keda ma vaatasin ka Instagramis järsku, siis eile õhtul sadas vihma vähemalt. Ahah. Aga igatahes rohkem kinni ei hoia ja soovime sulle edu ja vii ka meie edusõnad siis Anetile ja Kaiale edasi. Kindlasti, aitäh! Aitäh! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Ütleme tere uuesti siit Matšpalli podcasti stuudiost, kus minu saatekülaliseks on täna Delfi TV tennisekommentaator Mihhail Lehtmets. Tere! Ja tennisetreener Silver Karjus. Tervitus! No mis meeleolude ja tunnetega teie seda loosi eelkõige eestlannade seisukohast vaatasite? Jah, ma pean Alariga nõustuma siin, et naistel nagu peab jälle kordselt ütlema, et kõik on väga segane, aga tõepoolest, et pigem said ikkagi meie naised hea loosi ja vaadates siin, no eeldades, et meie esinumber on natuke teravam kui meie teine number, siis vaadata Kontaveiti seda tabeli veerandit, siis kõige kõvem nimi loomulikult on maailma esinumber tiitlikaitse Naomi Osaka, aga tema tervis on ja praegune vorm on suur küsimärk üldse. Pigem ma arvan, et kui Anetil see turniir väga hästi läheb ja ta nii-öelda veerandfinaalist mõtleb, siis siin võiks karta hoopis Belinda Bensitsit, vähemalt see on minu arvamus, aga üldjuhul jah, et üldpilt on selline, et suht hea loos, aga naiste tennises võib kõike juhtuda, et ei oleks see maailma suurem tennisüllatus kindlasti, kui meie naised näiteks mõlemad esimene ring kaotavad. Silver, mis muljed sinul jäid? Tabel nagu tabel ikka. Nõustun mõlemiga eelkõnelejaga, et Eesti tüdrukud said suhteliselt okei loosi ja kindlasti tuleb siin üllatusi. Aga võib-olla esimene siuke suurem maiuspala Šarapova Williams, mis hakkas silma, siis Valgevene tüdrukud Sabalenka ja Azarenka omavahel, et siin väikseid intriige on ja nagu ikka Grand Slamidel see esimese ringi mäng on raske kõigile asetatud mängijatele
ja kui võtta nüüd Naomi Osaka esimene asetus, siis temale ka, kuigi ma teda olen fännanud parajalt, siis loodan tema edu paar ringi, aga hästi ei usu, et ta võib juba varem komistada. Miks sa oled Naomi Osakat fännanud? Mulle on meeldinud ta siuke jõuline mäng, noor, agressiivne, siuke jaapanlikult distsiplineeritud mängija. Kuidagi on sümpatiseerinud hästi, et No kui Sorribes Tormo on eestlastele võib-olla rohkem tuntud, siis Tatjana Maria minule isiklikult on üsna valge leht, et kas ka ma näen teie nägudest, et ilmselt ka teile? ja eks ta nime on ikka tabelites figureerinud aga päris täpselt ei tea, kui aus olla, isegi kas ta mängib nüüd vasakuga või paremakäeline on. No nagu Allar ka telefoni intervjuus ütles, et Toronto teises ringis pidi ta loobumisvõidu andma Naomi Osakale. Kahjuks ei õnnestunud leida, mis põhjusel see loobumisvõit sai antud, aga arvata võib, et ega tal siis ka tervis hetkel kõige paremas seisus ei ole. Wimbledoni avaringis kaotas ta Angelique Kerberile, enne seda jõudis Nottinghamis poolfinaali, French Openil avaringis kaotas Danielle Collinsile ja Miamis samas jõudis 8-finaali, et ma arvan, mõlemad, nii Tormo kui Maria oma elus mõne suure skalvi on ka võtnud, et muidu nad ei oleks sellisele edetabeli kohale jõudnud, nagu nad on. Jaa, kindlasti, aga alati enne Grand Slam'i, eks kõik mängijad ikkagi panustavad Grand Slam'ile ja ettevaatuse abinõuna siis vahest isegi väiksema vigastusega ei hakata punnima, et panustatakse ikkagi ühele kaardile ja see on Grand Slam. Et eelnevad turniirid seal me päris tõde ei tea, et nad üks päev võivad seal longata ja platsilt minema, aga järgmine päev juba mängivad jälle 3 setti, nii et see on siuke ettearvamatu, et iga uus mäng näitab, mis toimub. No räägime meie naiste esitustest viimasel ajal. Pronksiturniir oli viimane, kus Kaia Kanepi osales ja kaotas seal esimeses ringis kahjuks Magda Linetile, poolatarile 6-2, 7-5. Juhtusite seda mängu nägema? Pean saladuskatte all ütlema, et vaatasin, jah. Selline 2000-te alguse striimi muljed tulid. Just. Et no, Linete on nüüd, nagu me teame, jõudnud poolfinaali sellel turniiril ja on hästi mänginud. Kaia sai seal mõned ju kvalimängud alla ja selles mõttes ta on ju ka mänginud, et ta päris nagu tühja koha pealt praegu ei tule. Ja samamoodi see Linete nüüd oleneb veel, kuidas tal läheb, et vaatasin temagi tabelit, et võivad ka siuksed keskpärased justkui mängijad võivad siin väga kaugel, et Ameerika on Ameerika, samamoodi võivad kohalikud ameeriklased, tüdrukud on praegu väga hoos ja ettearvamatud kõik ja kodus mängivad haardi peal, nii et siin võib tulla päris suuri üllatusi, et kuna kõik on ju päris ühtlaseks kuidagi devalveerunud ja suuri vahesid ei ole, siis never know. Aga mis sa Kaia mängust tol päeval välja lugesid? See mäng jäi küll seal korraks vihma tõttu pooleli ja siis paari tunni pärast jätkus, aga ja, mängib nagu ta mängib, et ega ei oskagi öelda, noh. Ta proovib leida ennast ja kuidagi nüüd ära tiksuda oma aja nendel turniiridel, et ütleme, et seda särtsu ja sädet, et väga kaugele ei kiirga, et loksub ära need ja eks ta vaatab ka mäng korraga ja kuidas ta üldse tundub vähemalt niimoodi, et aga ma ei ole nüüd nii spetsialist, et anda hinnangut temale ja tema seisundile. Mihhail, sina kommenteerisid hiljuti Anett Kontaveidi esitusi kaugel Kanadas ja USA's Cincinnatis. Millises seisus ja hoos Anett sinu hinnangul praegu on? No minu hinnangul on selgelt paremas seisus, kui ta oli paar kuud tagasi siin ja ka liivahooajal, et vähemalt minule tundub, et mängult ta paremaks läks ja usun küll, et ta on ka ise praegu see
praeguse olukorraga rahul, kas ta nüüd elu parimas vormis on raske öelda, et oleme veel ilusamaid mänge ta esituses näinud, aga tundub, et õigel teel ta on ja ma arvan küll, et kõikide heade kokkusattumustega võib ta päris kaugele jõuda, nagu siin Silver arvas, et võib-olla Osaka ei jõuagi sinna Anetini, kui Anett nii kaugele jõuab, et mine tea, mis seal juhtub, aga ma usun küll, et Aneti jaoks oleks kindlasti väga suur pettumus, kui ta näiteks siin USA lahtistel paari ringiga peaks piirduma, et ma arvan, et on suhtelises heas konditsioonis. Kaia kohta ma ei oska muidugi midagi rääkida, sest ma neid kvalifikatsioonimänge ei näinud, neid ilmselt ei olnud kuskilt ka näha, aga 3 võitu kvalifikatsioonis ja ma usun ka, et suhteliselt eaka mängijana, kas ta väga võib-olla seda Linetti võita tahtiski, et eelkõige oli vaja see pallitunnetus kätte saada siin ja ikkagi 4 mängu mängida ja kohe-kohe on USA lahtised nii-öelda ukse ees, et usun, et sellest talle täiesti piisas ja Kaia on selline ettearvamatu, et mine tea, heal päeval võib sealt kõike tulla. Kui Anetist rääkida, siis fakt, et ta viimati nüüd päris kaugele jõudis, oli alles aprillis Stuttgardis, kus ta finaalis pidi siis Petra Kvitova paremust tunnistama. Ega ta rohkem siin üle 2 võidu turniiril polegi saanud, et kas see fakt peaks meile hetkel muret tekitama või mitte? Kindlasti mitte. Et ta siin ju kaotas ühe tie-breakis põhimõtteliselt, ühe mängu andis vägeva lahingu ja ta on ju nüüd ka mänginud paari päris palju. Et ta on nagu mänge saanud ja paariski häid võite saanud ja ma arvan ka, et ta enesekindlus ja vorm peaks olema päris hea. Et kõik oleneb nüüd vastastest ja kuidas too päev see mäng välja tuleb, aga ma arvan, et ta on ette valmistanud ennast korralikult. Palusin teil kodutööna naiste ja meeste tabeli peale välja valida ka 3 matši, mis teile kõige rohkem sellest huvi pakuvad. Ma vist väga palju mööda ei pane, kui ma ütlen, et teil mõlemal on kirjas Šarapova Williams. No jah, see ei pea maailma kõige suurem tennisespetsialist olema, et see tõepoolest kirjas on, aga järgnevatest, ega siin tabelis nüüd esimeses ringis siin midagi väga valida ei ole, aga minu valik oli siis selline, et Šarapova Williams on ju, et kindlasti vägev lahing tuleb ja ei ole see kuhugi kivisse raiutud, et Williams selle matši kindlasti võitma peaks, et oli ka ju siin vigastusega hädas ja Šarapov tegelikult on näidanud päris head tennist viimasel ajal. Aga minu teine valik on võib-olla Johanna Konta ja Darja Kasatkina, kes siin aasta-poolteist tagasi koputas esikümne uksele, kui ma ei eksi, siis ta seal üldse lausa oli esikümnes, on praegu kuskil 80. koha peale langenud ja kui nii see aasta Kasatkina jaoks jätkub, siis on tükk tegemist, et järgmine aasta põhitabelisse saada Grand Slamidel, nii et Kasatkina viimane turniir näitas juba päris korralikku mängu, et see võiks olla selline üks lahing või mis on minu poolt veel pandud ja kindlasti Kerben Mladenovic, et tundub selline 3. kihvt mäng tulema, aga kunagi ei tea, et need on minu valikud, jah. Silver, mis sa kirja panid? No mul on ka siin mõned mängud, Williams Šarapova, millest ei saa üle ega ümber ja siis on mul pandud veel üks mäng, see Vastova Bouchard, et minu mäletamist mööda Bouchard on nüüd 11 esimest ringi erinevatel turniiridel järjest kaotanud ja kuigi ta on andnud ka korralikke lahinguid, otsustavad setid ja proovinud, siis eks ta on nagu mujal tundub silma paistnud, et tundub, et see Vastova võtab siin oma. Siis on muidugi huvitav, kas me näeme seda, ei näe, aga Puig Peterson. Ka siuke kergelt, kuigi ma teda isiklikult ei tunne, aga natukene hoian talle pöialt, et kuidas tal läheb. Seda matši on kindlasti Anetil raske vaadata, sest mõlemad on ju tema sõbrannad. Puigi, keda mängis mingil Wimbledonil siin, kas eelmine aasta paari ja Peterson ju pooleestlanna. Ja siis on veel üks mäng, mis meil on välja toodud, on Krunic Ostapenko. Et
kui ma peaks panustama, siis ma panustaks Krunichi peale selles mängus, sellel turniiril. Miks? Tundub niimoodi kuidagi, et Ostapenko ka on nagu kerges mõõnas ja siuke paras tõmblemine käib nende treeneritega ja siuke suhteliselt ebakindel ja ebastabiilne, et täiesti ettearvamatu, et No ma korra segan sind, et minu arust mulle tundub, et Ostapenko on selles Grand Slami pohmellis juba mitu aastat olnud, mis sealt Prantsusmaa lahtistelt tuli, et ei ole ka võimatu, et Ostapenko selle aasta väljaspool top 100 lõpetab. Milles, kuidas on võimalik nii Grand Slami pohmelli jääda, nagu sa ütled, et ometi igal tennisistil ju oma nõuandid ja inimesed käivad psühholoogide juures ja kõik on, nagu, tiim peaks nagu toimima, et sellist asja ei juhtuks. Aga ometi Jelena puhul väga selgelt juhtus. Eks need rahad ja punktid ja see kuulsus ja au on ikkagi, viib meelte segadusse, et noh, see on siuke legaalne meelemürk nagu, et ja mõned ei toibugi sellest ja neile justkui piisab sellest ja siis nad hakkavadki elama, et tulevad enda sellest treeningrutiinist välja ja see keskendumisvõime ikkagi läheb mujale, et ja me oleme ennegi neid mängijaid näinud, kes sealt ja enam nad ei tulegi välja, kuigi justkui on ju mäng ja kõik on olemas. Jah, ma korra siin vahele torkeks ütlen, et sellest ühest, kes on nii-öelda sama näide, me oleme juba täna saanud maininud, et Bouchard, täpselt, et jõudis ju kõigil Grand Slamidel ühel aastal poolfinaali, et kõige edukam naine, kas see oli aasta äkki siis 2016 või 17 ilmselt. Ja pärast seda on täielik allakäik, et ilmselt varsti need wildcardid ka ära lõpevad tema jaoks, et nii ta paraku on, jah. Bouchardil rahamuret ei tohiks olla, vaadates palju tal Instagramis jälgijaid on, et ilmselt igal see postitus seal nagu Cristiano Ronaldolgi, et maksab. Aga tundub, et see fookus ongi vast läinud pigem nagu sinna sotsiaalsetele teemadele või? See on jah tema valik ja tal oli siin treeneritega ka väga palju kanasid kitkuda erinevatega ja vist, kui ma mäletan, siis kellegi käis ka lausa kohtuteed seal või mingisugused jamad seal olid ja tõepoolest, eks see sama, mille Silver ütles, et kõik tuleb noorte tüdrukutel liiga korraga, ja mõni tõesti vaimselt ei pea sellele pingele vastu. No sama ma veel, kui rääkida nendest mängijatest, kes on nüüd selle ühe Grand Slami ära võitnud, samamoodi, kes oli väga-väga minu lemmik, samamoodi suur, jõuline ja siuke distsiplineeritud mängija Muguruza. Ja kuidagi ei ole jalgu alla saanud üksikud sähvatused, aga jälle kui kõrvalt vaatajana, kuigi täpselt kõiki nüansse ei tea, siis tundub jälle, et see rohkem läheb auru sotsiaalmeediasse, fotod, banketid, presentatsioonid ja asjad ja trennirõhk on siis vähem ja keskendumine sellele ja sellest ka tundub, et tulemused, et kõik eeldused ju on nagu justkui olemas, et. Aga räägime siis sellest kõige põletavamast vastasseisust, mida kogu maailma meedia on presenteerinud. Maria Sharapova, Serena Williams. Twitteris käib arutelu, et äkki see tabel on nii-öelda fiksitud, kinni mätsitud, et tegelikult me ei näinud ju, kuidas arvuti need paarid kokku pani, et miks mitte selline nii-öelda jutumärkides lahkumisetendus mõlemale tennisistile korraldada. On need jutud täiesti jama? No ma arvan küll, et meie kaabuga siseminister Helme võib ainult seda kahtlustada, et ma kindlasti ei kahtlusta, et arvan, et mäng on aus ja ennegi on olnud ju siukseid juhuseid, kui ma hästi mäletan, oli samasugune lugu juhtus Mahu Isner 2012, nad mängisid Wimbledonis rekordmatši ja järgmine aasta esimene ring Wimbledonis jälle koos. Et see tõenäosus on väike, aga kindlasti mina vandenõuteooriaid selliseid ei usu. Jaa, mina pean ka tunnistama seda, et vaevalt küll, et seal mingit kokkumängu on ja miks sa arvad, et see mõlemale viimane turniir on, ei ole see ka kumbki veel maha öelnud, et ta selle aasta viimaseks jääb. Tõenäoliselt, et Šarapovale jääb, aga mine tea jah, et ei usu ka mina selliseid asju. Tegemist naiste tennisemaailmas täieliku klassikuga, tegemist saab olema 22. kohtumisega
ja Šarapoval ainult 2 võitu. Viimane neist 2004, see oli siis aastalõputurniiril äkki. Et kuidas teie sellele matšile nüüd täna vaatate? Serena oma kodupubliku ees, Mariale ei ole ka USA publik sugugi võõras ja kindlasti talgi oma fännid seal New Yorgi pealtvaatajate seas on. Jah, et vaatasin mõlemaid mänge, mis nad siin viimasel turniiridel mängisin, et ka Williams ja Šarapovat, et Šarapov ikkagi jättis selgelt stabiilsema murje kui Williams. Williams loomulikult on võimsam ja kui ta oma nii-öelda hea servi ja tõrje käima saab, siis on kõigil raske, sisuliselt keegi ta vastu ei saa, aga väga palju tuli selliseid väga jämedaid vigu, et nagu ma ennist ütlesin, ma ei julge küll öelda, kes selle matši seal võita võiks, et ei Šarapoval täitsa šansid olemas. No kuigi Serena viimane suure slam'i turniir, see oli siis 23. vist, mis ta sai, oli 2017 Australian Open, on ta koefitsientide põhjal number 1 favoriit. On see teie jaoks üllatus? No keegi peab seal number 1 olema, et minu jaoks üllatus, mina Williamsi võitu ei usu turniiril, aga kihlveokontorid on alati kõige targemad, aga kihlveokontorite arvates on ju naiste võitjad pakkuda pea võimatu, et siin Williamsi peale panustades saad 7-kordselt raha tagasi, meeste puhul Djokovic'i peale panustades saad 2-kordselt tagasi, et nii palju ikkagi selgem on meeste tipp kui naiste tipp, et veel kord, et võib seal võita no kas top 30-st igaüks, aga top 10-st, top 15-st küll iga naine, et ei oleks see maailma kõige suurem üllatus ja ka minu arvates on see aasta kõige kihvtimat ja võimsamat tennist meile naistest pakkunud hoopis Bianca Andreescu, et minu ennustus on see, et võiks Andreescu hoopis see olla, kes selle karika peakohal tõstab, aga see kõik on selline spekulatsioon, et see on väga keeruline praegu öelda, mis toimuma hakkab. No kui me enne saadet Silver sinuga rääkisime, ütlesid, et hea meelega sellel teemal hoiaks üldse suu kinni, et kes naistest võib võita, et on väga lahtine. Ei, no kindlasti see on olnud, on praegu ja ma arvan, et see jääb. Et kuna ta on, kui varem oli veel midagi võimalik lugeda, siis ta on ju praegu ikkagi see kogu tase on devalveerunud ühtlasemaks ja kui nüüd tagasi tulla Williamsi Šarapova juurde, siis mul on ikkagi selles mõttes kindel, et kui Williams mängib oma parimat ja Šarapov oma parimat, siis Williams võidab selle mängu. Aga kuidas see päev, kuidas siin eelmise aasta Williamsi emotsioonid, esimene mäng, mõlemal justkui on tõestada midagi, siin on kõik on lahtine, et kuidas see mäng lõpeb ja kuidas veel vigastused, asjad võivad siin määramaks saada, et siin meil ei ole vaja kaua oodata, et nädala alguses on selge, et ajakava küll pole, aga esmaspäev, teisipäev nad mängivad ja kindlasti seda ilmselt kuskile nurgatagusele väljakule ei viida. Jah, ma arvan, et õhtul siuke tippajal ja see saab olema siuke emotsionaalselt kõva lahing, et Šarapov on ju mentaalselt jälle minu jaoks üks tugevamaid mängijaid tuuril üldse läbi aegade. Et ta ei anna ühtegi kingitust, ühtegi midagi, ajab oma joont lõpuni ja eks näis, peale mängu on meil selge. No värskelt ju Šarapova käis ka Delfi TV eetris ära, et sina seda mängu kommenteerisid. Too mõned tähelepanekud sellest matšist. Anett mängis võrdne võrdsega ja võitis. Jaa, Anett mängis võrdne võrdsega ja võitis tõepoolest, et nagu Silver ütles, tõepoolest Šarapov on selline kompromissitu võitleja sõna otseses mõttes, et ta võib taga olla 0-6, 0-5, 0-40, ta mängib ikka igat punkti nagu matšpalli, et enda poolt vaadates, et mulle jättis täitsa hea mulje, Anett mängis väga hea mängu seal, et selgelt Šarapova ei mänginud oma elu parimat tennist, ilmselt ta seda enam kunagi mängima ka ei hakka, aga selline suhteliselt stabiilne, muidugi tema paremate aegade servist ei ole suurt midagi järgi jäänud, mõistetav põhjus oma õlaga on ta siin aastaid ja aastaid maadelnud õlavigastusega, aga ei, minul jättis ta väga sümpaatse mulje, kindlasti Šarapova selle turniiri võitjaks on palju pakkuda, aga nagu ma ütlesin, siis
siis Williamsi vastu ma usun ka, et šansid täitsa olemas. Aga enne kui naiste tabelile joone alla tõmbame, võib-olla, et kuulajatele huvitav, et pärast Serenat, kes teie arvate on kihlveokontorites favoriit number 2? No eks ta seal Paarti võiks olla. Partii on number 3 siiski. No siis on Pliskova ilmselt. Pliskova on 6 lausa. Mingil põhjusel. No nii võrdne on see asi tõepoolest ja nagu Silver siin ennem rääkis, kui naiste tennisest kokku tõmmata, siis USA-s on ju alati oma naised hästi mänginud. Võtame ka Sloane Stevensi, kes võitis siin Madison Keysi, aasta oli siis äkki 2017 finaalis ja Keysil turniiri võita all ja ei tohi ka ära unustada väga suurt tõusvat tähte USA-s Sofia Keninit. Et jah, kes see teine siis on, no äkki Osaka siis või? Teine on siiski Simona Halep. No nii. Jah, Osaka 4, Andrescu 5, Pliskova 6, Keys 7, Kenin 8, 9 Kerber, 10 Svitolina ja mingit suuremat seost edetabeli koha ja asetuste põhjal ei saa naiste puhul küll väga nimetada, sest Kontaveit on alles 24, kuigi tal on 21. asetus. Aga nagu sa ütlesid, seal vahed on väga väikesed ja juhtuda võib kõike. Tõmbame naiste juttudele jooned alla, laseme ühe reklaami vahele. Ela tennisetähtedele kaasa Telia live-kanali vahendusel. Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi VTA turniiride mängud terve aasta otse. Lisaks poolfinaalid ja turniiride finaalmängud. Vaata ja ela omadele kaasa Telia live-kanalil. Tagasi stuudios. US Openi jutud jätkuvad. Silver Karjus ja Mihhail Lehtmets on minu ekspertkülalisteks. Nii, Novak Djokovic kohtub poolfinaalis seekord Roger Federeriga. Jah, kui kohtub. Aga Novak Djokovicil on, kui rääkida selle suure kolmiku, no ma usun, et Silver on muga nõus, et 90% tõenäosusega sellest suurest kolmikust keegi selle karika ikkagi ülejärgmine pühapäev peakohale tõstab, aga mulle vähemalt tundub, et selle kolmiku kõige raskem nii-öelda tabel on ikkagi Novak Djokovicil, et teises ringis Sam Querrey, alati ohtlik ja kodupubliku ees mängiv ja veerandfinaalis Medvedev. Ja siis võimalik poolfinaal Federeril, et no ilmselt ikkagi Djokovic sealt läbi murrab ja see poolfinaal tuleb, aga mürki selle peale ka võtta ei saa, et selles suhtes on Nadalil ikkagi lihtsam, et on Federer ja Djoko ühel tabeli poolel ja Djokovicil siis see 4. ring veel Anderson võimalikult ees ja siis Medvedev, Federer ja võimalik finaal Nadal, et Djokovicil on väga keeruline, et Federeril on selles suhtes tee poolfinaalini oluliselt lihtsam. No siin Twitteris on erinevaid selliseid teekondi finaale kirja pandud, ega Nadali vastased ka täiesti tundmatud seal ei ole, et kui nüüd spekuleerida, siis esimeses ringis Millman, teises Kokinakis, 3. Verdasco, 4. Cilic või Isner, veerandfinaalis Zverev või Hatšanov, poolfinaalis Tiim või Tsitsipas, ega ei ole päris papis poisid seal 2 viimases ringis. Ei, loomulikult ei ole ja esimeses ringis on Nadalil Millman ja kes tennist hästi mäletavad, siis Millman ju eelmine aasta USA lahtistel lükkas Federeri välja, nii et loomulikult ei ole see tee nüüd selline, et siit peaks kõigist üle jalutama, aga ikkagi minu jaoks oleks ikkagi väga suur üllatus, kui Nadal siin poolfinaali ei jõuaks. No mina panen ka oma võitjaks seekord Nadali ja noorematel mängumeestel, no võib-olla on ikkagi see Grand Slam praegu veel raske, niikaua kui seal on Federer, Nadal, Djokovic, et on ikkagi 5 parem ja
ja seal ikkagi saab lõpuks see kogemus maksma ja siis on vanematel härradel veel päev sun puhata, vahest isegi 2 lõpupoole siin tekib võimalus, nii et hinge tõmmata, aga jah, jälle mängud näitavad, kuigi siin on lihtsam tunduvalt kui naiste tabelis, aga ikkagi ma see aasta eriti edukaks, kuna mängud on olnud suht põdurad, edu ei ennustaks näiteks Zverevile ja Tsitsipasele ei ennusta, kuigi Tsitsipase esimene mäng Rubleviga. Rublev on ka minu kuidagi lemmik, ja üks lemmik, kes ma mäletan aastast 2013, ma abistasin natukene Galina Vaskabojevat ja siis meil olid trennid Moskvas ja siis Medvedjev treenis meiega seal koos ja kõrvalplatsil ja ta mitte millegiga, et Eestis võib-olla oleks siuke kutt üldse trennist ära aetud, et ta oli siuke paras, ütleme siukene, niisama vend, siuke vene keeles on pohhuist seal trennis. Kihutas neid palle seina, võrku, külje peale, ei viitsinud, lonkis seal niisama, ta oli juba siis pikk ja siukene ja vaikselt hakkas tulema ja et ma arvan, et see on nagu paljude jaoks üks suurimaid üllatusi, sensatsioone praegu, kes on üldse nendest noortest, isegi mitte Tsitsipas, aga nimelt Medvedjev. Ma arvan niimoodi. Ja Tsitsipase, käisin Rootsis, oli võimalus vaadata sügisel turniiri Stockholm Open ja kui ta võitis, ma polnud nagu väga ta mänge laivis näinud ja ta on okei, aga jälle minu jaoks on natuke paremaid vendasid temast, et tal on hea edetabeli koht ja kõik, aga tal on veel ka minna natukene. Ometi Tsitsipase puhul just räägitaksegi võimalikust järgmisest valitsejast, kui see suur kolmik nüüd peaks eest ära kaduma. Oskate ennustada, kes võiks olla järgmine maailma esiriik, et kui seal 3 tükki ühel hetkel putsad varna riputavad? Jah, kui ütleme niimoodi, et järgmine aasta kõik 3 riputaks putsad varna, siis tuleb, ma arvan, et samasugune tühimik nii-öelda topis, keegi peab esinumbriks saama, aga põhimõtteliselt meeste tennis kipub sarnaseks naiste tennisega minema, kus üks suur turniir võidab üks ja pole võimatu, et järgmine suur turniir on 3. ringis juba välja kukkunud, et väga keeruline, et mulle ka Medvedjev, on nüüd väga hea mulli jätnud, aga Katšanov ju venelastest on väga võimas ja Tsitsipas, Zverevil kuidagi tundub, et ei ole seda suure slämmi, ma ei oskagi öelda, mis tal seal suures slämmides on, ta vist pole poolfinaaligi seal kunagi jõudnud. Mingi vaimne asi äkki? No tundub küll nii, et ju hea mäng ja kõik asjad on olemas, aga miskit on puudu, et võib-olla jah, kui siin natukenegi seda spekuleerida, siis võiks äkki see sama Medvedjev olla, aga siin on noori poisse ju küll ja küll veel tulemas, Alex de Minaur ja kes meil siin Felix Auger-Aliassimo ja neid tahtjaid on, et kui see kolmik ükskord oma putsad varna nii-öelda riputab ja varem või hiljem see juhtub, kas on see järgmine aasta või ülejärgmine aasta, siis hakkame jälle suure tõenäosusega väga palju erinevaid slämmivõitjaid nägema. Tegeleme veel natuke ennustamisega. Suure kolmiku esinumber on Federer oma 20 slämmi tiitliga, Nadal 18, pole kunagi nii lähedal Federeri olnud, ja Djokovic 16. Kuidas see seis lõpuks võib jääda? Kas esikolmiku kohad muutuvad? Ei oska öelda. Tõesti ei oska öelda. Võib muutuda, võib mitte muutuda. Ei tea, mul sellist sümpaatiat nüüd kellegi vastu, et keegi, Federer muidugi on legendaarne ikkagi ja siuke klassika ja nagu võiks, ma ei tea, ma jään vastuse siin võlgu, et see on niuke. Kuskilt lugesin huvitavat spekulatsiooni, miks ükski mees pole nende 3 tasemele jõudnud. Selle põhjuseks on nutitelefonide maailm. Silver, sa oled treener, nõustud sa mingil määral, et ka meil Aneti ja Kaia kõrvale pole just sel põhjusel kedagi tulnud, et aega läheb nii palju mujale.
ei no kindlasti see on, nutineedus on nagu sihuke jälle üks suurimaid legaalseid narkootikume maailma välja mõeldud, aga jälle, kui seda mõistlikult kasutada ja seda kasutavad ka kõik, samamoodi Nadal võib istuda enda telefonis ja mängida enda automänge ja asju või kes iganes või et selles suhtes, kui kõiki asju nagu optimaalselt kasutada, siis on ju okei. Kui see ei sega, et see, ma ei usu, et see faktor on ja lõpuks on ikkagi faktoriks see sinu ju motivatsioon, et kui sul on laua peal telefon või sa lähed trenni, kumma sa siis valid, et noh, ja sellest hakkab pihta, et sa ei saa nagu kahte asja jagada, et siis sa teedki mingi oma otsuse ja kellel seda sisemist motivatsiooni on rohkem ja distsipliini ja mitte näppida seda kogu aeg, et loomulikult ta saab haiguseks, et seal on ju nii palju seda prügi ja mõttetust ja aja raiskamist, et selle asemel ju saad hoopis midagi muud konstruktiivsemalt, midagi treenida, midagi arendada, midagi, et ma ei usu, et see on igaühe ju valik, et palju ta seda kasutab, võimalus on, aga sa ei pea ju seda kasutama, ega siis samamoodi on ju söögiga, et ega sa ei pea kõike külmkapist ära sööma, et sööd nii palju, kui on vaja ja nõnda see elu on, et noh. Kui nüüd tabelit korraks käest ära panna, siis kuidas teil tavaliselt nende Austraaliate ja USA-dega on? Olete öö läbi üleval, vaatate kõiki matše või panete mingiks matšiks säratuskella? Ei, kindlasti ma öö läbi üleval ei ole ja kõike matši ei vaata, et päeval on vaja ka tegemisi, aga ma üritan vähemalt iga aasta nii naiste kui meeste alates veerandfinaalidest kõik ära vaadata, on nad siis öösel Eesti aja järgi või õhtul. Et kui järgmine hommik midagi väga pakilist ei ole, siis alates veerandfinaalidest küll ja tegelikult ikkagi, kui vaba hetk on, tegelikult ma vaatan kodust telekat väga-väga harva, et üldse ta mul suuresti laste pärast võib-olla see telekas seal kodus on, et ikkagi kui vaba moment on ja õhtul koju lähen ja keegi seda telekat seal nii-öelda ära okupeerinud ei ole, siis ma ikkagi tennist vaatan, olgu see siis esimese ringi matš või noh, ükskõik, mida seal näidatakse, et kes need vastased on, aga kindlasti ma öö läbi seal ei istu, et ikkagi mõistlikul ajal magama esimesed ringid aga veerandfinaalidest üritan küll jah, kõike ikkagi jälgida. Kuidas sul, Silver, need harjumused on? No mulle meeldib ikkagi laivis vaadata siukseid enda jaoks tähtsamaid mänge ja reeglina oleneb siis, kus kontinendil see Grand Slam on, siis ma kolin ikkagi nagu teleka tuppa ja siis reeglina ikkagi telekas 24, isegi kui ma lähen ära, mul jääb telekas mängima, ma tulen ja Eurospordid mängivad ja klõpsutan seal ja et ikkagi ma vaatan ja kordusest vaatan, aga mingid mängud ma tahan ikkagi vaadata otse laivis, et hommiku kordusest juba enam ei ole see, et on vaja laivis ära näha ja siis vahest olenebki mängu tulemusest, kas sa üldse jääd magama või ei jää või oleneb palju sa kellele kaasa elad, et see on siuke väike rutiin välja kujunenud, et. Sa, Silver, ise oled kõik need slammid läbi käinud, on mul õigus? Olen jah. Kas US Open liigitub sinna lemmikute hulka või pigem mitte? No ma ei tea, ma olen 3 korda käinud USA Openil treenerina. No ütleme niimoodi, et ikkagi klassika on Wimbledon ja Roland Garros on nagu minu jaoks selgelt eristuvad. USA on ka nagu siuke suur tennisefestival ja kõik, aga ikkagi klassika on Roland Garros ja Wimbledon, kui ma soovitaks nagu kellegile siukest esimest kogemust. Nad on kõik kihvtid, on Austraalia kihvt ja USA on omamoodi kihvt aga USAs me enne ei rääkinud, aga selle ilmaga on seal niimoodi, et praegu on just eile Allar ütles ka, ta vaatas, ma arvan, et ta vaatas Ostapenko seda ja siis ma panin ka tähele, tal olid mingid pildid ja väiksed lõigud tehtud, et väga-väga kõva purga oli ja vihma sadas ja seal on pidevalt, et ma mäletan, oli aasta siis kas 2010 või, kui Kaia jõudis veerandfinaali ja üks päev oli, mäng pidi olema kell 2, ütleme, ja tuli selline vihm ja selline tuul, et nagu ma vaatasin, et mitte mingit võimalust ei ole täna üldse mängida. Ütleme põlvini vihm. Ja kuidagi jäime sinna tiksuma, vahepeal oli juba siuke tunne, et lähme minema ära
ja natukese aja pärast öeldi 45 minutit kõigil valmis olla platsi peal, et see käib seal jube kiiresti, kõik muutub, tuuakse välja harjadega mehed, koristavad, no kõik tehakse nii kiiresti valmis, et see oli minu jaoks täiesti uskumatu, ma oleks pannud oma püksid panti, et täna mängu ei ole, aga õhtul läks mänguks, et seal võib kõike juhtuda ja praegu on ka seal need tuuled, vihmad, see kliima on hästi niiske, kuum, et see veel omakorda avaldab mõju mängijatele ja noh, eks elame-näeme, palju pole jäänud. Jah, natuke korra seda Hilma juttu, et ärme unusta, et nüüd on ju ka paaril staadionil seal katus peale tehtud, et kunagi hea kolleegiga Margus Ubaga, kui tegime ülekandeid, oli see aasta äkki 2012-13, kui neid suurturniiridel ka neid katuseid hakkas tekkima ja siis me nii-öelda omaette viskasime nalja seal eetris, et noh, et Artur Ashil ikka kunagi katust ei panda, aga USA tegi selle 1 aastaga ära, et maailma suurimal tennisestaadionil ka nüüd katus pea kohal juba mitu aastat, et jah, et selles suhtes on hea ikkagi, et vihm nii-öelda ei saa seal nii-öelda lõpuni määravaks, et selles suhtes on minu jaoks pisut kummaline, et Prantsusmaa lahtistel, ma ei tea, kas see on ka siis mingisugune ajalooline või miks, ma saan aru isegi, et kui katust peale ei tehta, et noh, liivaga on ju tunduvalt, saab ka väikse vihmaga mängida, aga minu jaoks on kummaline, et isegi valgusteid pole pandud sinna, et paljud mängud jäävad ju seal pimeduse tõttu pooleli, et see on minu jaoks kummaline, et Hiiu tennisväljaku esimesel väljakul on ka prožektorid, aga Prantsusmaal ei ole. Ja tahaks veel mainida USA kohta, et Artur Ashe maailma suurim väljak ja kui mina käisin, siis ta ei olnud veel suuremaks ehitatud, nüüd pärast tehti katus peale ja veel kõrgemaks, aga kui ma sealt ülevalt juba tol ajal vaatasin alla, siis ütleme ausalt, et väga palju ei ole näha, et müts maha nende vaatajate eest, kes fännavad seda ja sinna kohale lähevad ja nuusutavad seda hõngu, mis seal on, et sealt reaalselt ei ole näha. Et kui sa seal päris ülesse nüüd ronid, et seal ei saagi aru, kes kummal pool mängib, aga sa näed seal mingid vennad liiguvad ja midagi seal toimub. Telefonist mingi laivi lahti võtma. Ja kõigil on ju kõrvaklapid peas ja kuulavad ja erinevate väljakutelt on ju ülekanded, raadio mängib kogu aeg ja nad saavad mingisuguse ülevaate pealt vaata. Seal jagatakse mingeid seal on, süsteeme? Ja, aga see on nagu maru kift ikkagi, et nad tulevad kohale ja sinna üles, et noh, et tahavad ka osa saada sellest suurest karnevalist, et müts maha. Aga miks see on see nii? Allar ütlesid ka, et punktide ajal käib üks ühtne sumin ja ega seal mängijad väga, või pealtvaatajad seda vaikust väga ei hinda seal, et miks see just USAs niimoodi on kujunenud? Ei oska öelda, nende mingi kultuur on selline, et noh, nad nagu elavad enda jaoks, ega nad ei ole ju väga selles mõttes nüüd maailma kõige viisakamad inimesed, et noh, et ja seda prügi ja seda ja jäetakse ja kõik, et noh, see on Ameerika, et Kaial oli omal ajal raskusi ka selle müraga kohanemisel või? No ma ei tea, seda peab tema käest küsima, aga ei, eks mängijad ju harjuvad ära, eks need kaamerad ju sähvivad ja need ja ega siingi tugevamad mehed vahest keegi liigub kuskil, kedagi häirib midagi ja et selles suhtes see on okei, ikkagi noh, vaikus on okei, kui ei liiguta ja et sul on head tingimused, noh. Aga kui teistel teemadel rääkida, siis ma Silver ikkagi kasutaks ära selle juhuse, et sa siin esimest korda meil saates oled ja küsin, mis toimetamised ja mängijad sul tänapäeval sealt tenniseväljakut läbi käivad? Erinevad. Praegu oli just 1,5 aastat tegelesin ühe Moskva tütarlapsega ja nüüd suvel on rohkem vaba aega endale, olen hakanud golfi mängima, tegin green card'i ära ja naudin seda ja golf on raskem, kui ma arvasin. Aga meeldib praegu ja natuke siin abistan erinevaid vanu tuttavaid, kes abi vajavad ja aitan neid treenida natuke. Abistad sa ka mõnda Eesti noormängijat hetkel? Ei, praegu ei, et siin kõik on ära läinud välismaale ja parematele jahimaadele, et ei, ma arvan, et käisin küll Eesti meistrivõistlusi siin vaatamas, oleks taht väga näha noorerat Oliver Ojakääru, et tema tulemustest ja väga palju kuulnud ja väga positiivse mulje on jätnud, ütleme niimoodi üle pika aja,
et eelmine, kes nii noortest poistest läbi lõi, oli võib-olla Kenneth Raismaa, et ta on nagu väga-väga pildis ja väga stabiilselt ja väga muljetavaldav, aga teised on ka toredad ja ajavad oma asja, et eks aeg näitab, kes siin kuhu jõuab ja kes läheb ülikooli, kes proovib kuhugi karusselli peale saada, et aga noh, eks kõigil on palju veel minna ja nad peavad veel selle, mis nad on arvestanud, oma pingutust korrutama vähemalt 3, et valmis olema, et see konkurents on ikka meeletu, et kuskil läbi lüüa. Ja üks asi on läbi lüüa siin need noored, kes siin meil mõtlevad, et jube lihtne on ka 10 aasta pärast, nad peavad ju kogu aeg arenema ja et see on see kunst, et sa meenuta, sa karussellilt astusid maha 2014 või? VTA karussellilt nii-öelda. Võib-olla, jah. Et kas pärast seda kuni tänase päevani on sul mõni õlekõrs tekkinud, et üldse tagasi minna? Ei, sellisel tasemel kindlasti mitte, et ja ma pole nagu väga intensiivselt otsinud, sündis väike laps, see sai nagu argumendiks, tahtsin rohkem kodus olla selle ühe mängijaga, et baas oleks siin, tema tahtis, et oleks nende riigis ja no, et oli nagu komplitseeritud ja praegu kuidagi ütleme natuke rongist maha jäänud, aga noh, ma ei ole ka midagi teinud selleks, et otsinud ja eks aeg näitab, kuidas läheb või kellel millist abi vaja on. Et sa ei välista, et kunagi võiksid veel mõnda tippu juhendada? Ei, kindlasti olen avatud ka noortematele või vanemad, mis iganes pakkumistele alati võib läbi rääkida või arutada, aga praegu jah, mingeid kindlaid selliseid plaane ei ole, et need siin, jah. Aga selge, tõmbame saatele joone alla. Mihhail, tee veel reklaami, millal Delfi TV-st järgmised tenniseülekanded tulevad? Sa küsid nii järsku, aga millalgi seal septembri 3. nädal äkki Hiinamaale see karussell läheb jälle ja Delfi TV siis ütleme veel kord ära, et teeb kõikidest premeerklassi turniiridest vähemalt finaalist pilti ja näitame ära kõik ka netimängud, olenemata, kas see Anett mängib Internationalil või Premieril, see aasta ta pole ühelgi Internationalil mänginud ja Premier 5 ja Premier Montadori turniiridel näitame siis ära kõik poolfinaalid ja ka finaali, nii et selline me ülekande formaat on. Pronksi turniir ei olnud algusest peale vist plaanis? Ei olnud jah, et korra kui Kaia sinna põhitabelisse sai, siis ma nii-öelda enda ülemuste käest küsisin, et mis seal toimub, aga öeldi, et sellel turniiril meil ülekande õigusi ei ole ja nii ta sinna jäi. Aga selge, hetkel ei oska me veel kahjuks öelda, millal meie tüdrukud alustavad. Saab USAs üldse ennustada asetuste järgi esimese... Ei, seal peaks olema laupäeval teada, et kas mängib tabeli ülemine pool või alumine pool, kas siis vastavalt alustavad esmaspäeval või teisipäeval ja siis oleneb ilmataadist veel, kuidas need lähevad ja seal laupäevaks on selge. Et vist ainult Wimbledonis oli see traditsioon, et tiitlikaitse mängib esimesel päeval esimese peaväljaku just. Aga selge, jälgige Delfi spordiuudiseid, esimesel võimalusel kindlasti anname teada, millal meie naised mängivad ja hoiame kätt pulsil siis ka ise otseblogide vahendusel ja ei saa välistada, et turniiri jooksul, kui meie naised selleks piisavalt põhjust annavad, tuleme Matšpalli podcastiga US Openi teemadel veel kord eetrisse. Järgmine kord kindlasti ka minu kõrval istumas uuesti Riho Kallus. Täname, et Silver ja Mihhail saite aega tulla ja täname kuulajaid. Aitäh! Aitäh! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.